Tere tulemast vaatama videoloengut pealkirjaga Euroopa Liidu ja Venemaa suhted. Viimastel aastatel on ka konfliktid ja kriisid jõudnud Euroopa Liidu päris õuele, vähemalt piiri taha. Sagenenud on väljend muutunud julgeolekuolukord. Mida see kõik tähendab ja kuidas on Euroopa Liidu ja Venemaa suhted praeguses seisus? Sellest räägime täna Kalev Stoicescuga, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teaduriga. Tervist! Tere! Viljar Veebel, Eesti Välispoliitika Instituudi vanemuurija. Tervist! Tervist! Ja Harri Lahtein, Kaitseväe peastaabi ohvitser. Tervist! Tere! No, Kalev Stoicescu, Eesti on justkui harjunud selle mõttega, et meie suhted Venemaaga ongi stabiilselt halvad. Vähemalt viimase paarikümne aasta jooksul. Kas see, et meil oleme Euroopa Liidu liikmed, kuidagi mõjutab seda, kas me võiksime mõelda, et no mis seal siis ikka, et küll Euroopa Liit ajab neid suhteid ja me võime siin rahulikult oma asja jääda? No kindlasti see mõjutab neid suhteid ja mitte ainult see, et me oleme Euroopa Liidu, vaid ka NATO liikmed. Ja ma ütleksin ausalt, et mis minu arvamus on see, et meil vedas, et meil oli selline võimaluste aken 90. aastatel, kus meil oli võimalik päris iseseisvaks saada, Vene vägedest lahti saada ning ühtlasi siis liikuda edasi Euroopa Liidu ja NATO liikmesuse poole ja nüüd me alles hakkame päris hindama seda, mis on selle väärtus, et me oleme ennast sinna läände ankurdatud just nimelt sellises rahvusvahelises olukorras, nagu meil praegu on, kus me näeme, mis Venemaal toimub, ühtlasi ka läänes, nii et kui me kujutageme ette, et me oleks Ukraina olukorras praegu, siis ma arvan, et jutt oleks hoopis teine. Harri Lahtein, no mida tähendab siis muutunud julgeolekuolukord, mida päris palju korratatakse? Muutunud julgeolekuolukord tegelikult me nüüd just nagu Kalev mainis, et ta mainis Ukrainat, et tegelikult me peaksime ilmselt tagasi kerima 2008 Gruusia, et siis jõudis läänemaailmale ka kohale, et Venemaal ei ole probleemi rahvusvahelisi suhteid lahendada sõjaabil. Asi, mis arvati, et on jäänud 19. 20. sajandisse, et 21. sajandil seda enam võimalik ei ole, aga palun, ei ole mingit probleemi, see on võimalik ka 21. sajandil. Tõsi, ma ei dramatiseeriks ka üle, sest muutunud julgeoleku olukorrast rääkides paljud inimesed hakkavad rääkima sõjaohust ja kõigest sellest. Nagu teate, Eesti riigikaitse põhineb 2 sambal, on iseseisev kaitsevõime ja NATO kollektiivkaitse ja kogu aeg peale Eesti omariikluse taastamist oleme me oma kaitseväega, oma riigikaitset üles ehitanud just selle põhimõttega, et meil on iseseisev kaitsevõime, me oleme nüüd NATO liige ja me reageerime adekvaatselt, õigeaegselt ja Eesti ei ole ohus. Viljar Veebel, no millised on praegu siis Euroopa Liidu ja Venemaa suhted? Tükk aega ei tahtnud Euroopa Liit tõesti nendest, nagu ka Harri viitas, aru saada, aga hiljem on see teadmine hakanud süvenema. Millised nad siis praeguseks kujunenud on? Jah, et siin see nii-öelda, et kas see, mis juhtus Gruusias ja mis juhtus Ukrainas, et kas see oli siis nii-öelda see must luik või must elevant, et ma arvan, et üks on neist siis see, kus sa nagu peaksid märkama, et sul on häda ja teine on siis see, kus on tõepoolest ootamatu häda. Et ma arvan, et osa sellest, vähemalt see osa, mida saab muuta, on meie poolel. Et kuigi Harri oli optimist ja pakkus välja, et võib-olla mingid asjad on jäänud ajalukku, siis Venemaa ajalugu tudeerides tundub, et mingid asjad lihtsalt korduvad tsüklitega, et see, et hunt magab, ei tähenda, et ta taimetoitluseks hakkas, ta lihtsalt seedib seda eelmist portsu ja tõenäoliselt, kui ta on selle portsu ära seedinud teatud aastate jooksul, siis ta läheb uuesti uut portsu saama. Ehk siis me saime tõenäoliselt mingisuguse tagasituleku reaalsusesse ja teistpidi me saime nüüd enda poolelt teada, et millised on need nõudmised olukorra teadlikkuse osas. Et kui me võtame see, mis juhtus brittidega Brexitiga, Ameerikas Trumpiga, kus me ka tegelikult ei suutnud adekvaatselt ette näha, nad isegi ei suutnud. Aga et ma pakuks ka, et tegelikult Venemaa arengud on praegu näidanud, et olukorra teadlikkus ka strateegilisel tasemel, mis on see nende kontseptuaalne mõtlemine. Peame me oluliselt rohkem panustama, et seda suurt vektorit ette näha. Ja ütleme, et on hakatud Euroopa poolel osades riikides aru saama, et see suur vektor ei ole partnerlusega koostöö, vaid see suur vektor on illusiooni tekitamine, et on partnerlus ja koostöö, et ise samal ajal teha midagi muud. Aga tuleb kurvastuseks öelda, et mitte kõik Euroopa otsused ei ole sellest siiamaani aru saanud. Nord Stream 2 endiselt
meie ühe sõbraliku suure liikmesriigi poolt leiab ka valitsuse tasandil toetust, et ma arvan, et mingisugused küsimused, kui me tahame mingit poliitikat saavutada Ukraina ja enda pärast, et siis on siin veel kõva töö meil kõigil teha, et seda Euroopas öelda, et siin ei saa olla kahtepidi suhtumist sellesse. Ei saa öelda, et võib-olla hunt natuke näksas sealt Ukrainat, et pole midagi, aga ostame gaasi ikka edasi. Et minu sõnum on see, et me peame tegelikult olema printsipiaalsemad, mida printsipiaalsemad me oleme, seda rutem see konflikt lõpeb. Tuleme selle energiapoliitika juurde varsti tagasi. Kalev Stoicescu on öeldud, et Venemaa suurim ekspordiartikkel on hirm. Kas Venemaa saab öelda praegu ka viimased sündmused, mis siin on nüüd 2016 teises pooles olnud, ongi nagu puhtalt hirmutamiseks või on neil siis ka tõesti mingi tõsi taga? Jah, see on pikaajaline Vene traditsioon ja üldse, kui me vaatame, kuidas erinevad rahvad, erinevad kultuurid tõlgendavad respekti küsimust, et как уважают, eks ole. Ja venelaste silmis tähendab respekti siin, kus teistel on nagu teatud hirm vähemalt Venemaa ees. Ja teisalt, kui me mõtleme Venemaa poliitilisele agendale, ambitsioonidele, mida on Putin selgelt formuleerinud juba sellest ajast saadik, kui ta võimule tuli circa 17 aastat tagasi, siis peab nagu ühtlasi arvestama ka seda, et millised võimalused on Venemaal, millised instrumendid neil on. Tegelikult selle riigi majandus, kui me vaatame niimoodi statistika, ütleme kohaselt, majanduse suurus on ta on enam-vähem SKP poolest võrdne Austraaliaga ja see purchasing power parity võib olla heal juhul jõuab Itaalia. Nii et kuidas on võimalik, et sellise majandusega riik saab hirmutada kogu maailma ja esineda nii, nagu ta esineb, et on võimalik. Sest nad on panustanud ilmselgelt nii-öelda sõjalisse arsenali, et militariseeruda. See oligi see õpitund, mida nad enda jaoks tegid pärast Gruusia vastast agressiooni ka aastal 2008, sest ega nad siis väga hästi ei esinenud nii pisikese riigi vastu, nagu on Gruusia, mille suur osa sõjaväest oli lausa Iraagis tol hetkel. Parim pataljon oli Iraagis. Täpselt nii. Ja sealt nad tegid oma järeldused ja see, mida me oleme viimase 7 aasta jooksul on selles mõttes päris kohutav, et muidugi see on iga riigi enda otsustada, mida ta oma rahaga teeb. Siis, kui nafta hind oli kõrgel, siis neil kumuleerus sadade miljardite kaupa, ma räägin dollaritest, mitte rubladest, neid reserve ja milleks nad on neid sisuliselt kulutanud, ongi riigi militariseerimiseks ja sõjamasina ülesehitamiseks. Mina oleks arvanud, et mõistlikum oleks olnud seda raha investeerida majandusse, infrastruktuuri, oma enda elanikkonna heaolusse, aga see on Venemaa juhtkonna teadlik valik olnud ja tundub, et rahvas ka seda teatud mõttes aktsepteerib, et neil on midagi muud olulisem Venemaal kui heaolu, ütleme, läänelikus mõttes ja vabadus ja nii. Neil on hoopis natuke teisugused põhimõtted, sellest lähtub selle riigi poliitika, agressiivsus ja sealt ka siis oht meile paraku. Rahareservid teil muidugi enam kaua ei kesta, eks saab näha, mis pärast seda juhtub. Jah, ennustatakse, et võib-olla isegi tuleva aasta lõpuks on neil reservid otsakorral ja siis ole näha, jah. Harri Lahtein, on selgelt, Euroopa Liidul praegu mingisugused oma vägesid ei ole ja me toetume need, kes on siis Euroopa Liidus ka Euroopa Liidu liikmetest ka NATO liikmed, toetuvad NATO-le. Kas Euroopa Liit peaks oma kaitseväe või kaitseliidu moodustama? Mida teie arvate? Siin oleks ju tegelikult duubeldamine, et need samad väeüksused, mis praegult on NATO kiirreageerimisjõudude koosseisu, oleks siis topeltmütsiga, mis oleks täiesti mõttetu tegevus. Aga tulles siin Kalevi poolt räägitu juurde tagasi, siis ma peaks siia lisama, et jumalat ja tsaari peab alati kartma, eks ole. Ja kui me räägime Venemaast, siis see idee, et держава tuleb taastada, ongi see, mis hoiab Venemaad käimas. Ükskõik, kui näruselt inimesed elavad, see on täiesti ükskõik. Peaasi, et saaks держава taastada. See on nagu sama, Janek Mägi on oma esinemist siis pidevalt rääkinud, tema on kirgilt kapetaja.
ja kabetamisel on hea mõnikord, kui sa lähed, vaatad lauda vastase poole pealt, siis sa saad asjadest aru, kui panna ennast siis nii-öelda Kremli kingadesse või kirsadesse pigem, siis samamoodi sa tajud, et see, et kuskil on nälg, häda, viletsus, halb elu ei huvita tegelikult mitte kedagi, peaasi, et me saame Deržava taastada. Nüüd kahtlemata on, minnes nüüd tagasi oma poole peale, on Euroopa Liidul ja Euroopa Liidu kui ühtse ja jõulise organisatsioonil on väga oluline Venemaa ohjamises ja heidutuses tegelikult. Kas Euroopa Liit peaks selle jaoks hakkama oma armeed looma või mingeid selliseid üksuseid tootma, nagu me praegu ka NATO-s näeme, paljud Euroopa riigid ei ole selleks võimelised, nad ei ole suutnud isegi 2% panna kaitsekulutusteks, nagu NATO-s on konsensuse abil otsus vastu võetud, siis see oleks ressursside raiskamine. Pigem oleks vaja teha tööd parema, tugevama NATO suunas, mis praegu käib, kui me vaatame Waleshi otsuseid, Varssavi tippkohtumise otsuseid, siis nende elluviimine meie jaoks väga oluline, eks ole, pataljoni võitlusgrupi tulek Eestisse järgmisest aastast, mille raamriigiks on siis Suurbritannia, osalejad on Prantsusmaa ja Taani, et see on pigem tugevam sõnum Moskvale kui fantaasiad Euroopa Liidu armee loomisele. Viljar Veebel, sanktsioonid, mis pärast Krimmi annekteerimist kehtestati Venemaale, kuidas nendele nüüd 2016-2017 vaadata, kas nad on ennast õigustanud või Põhiline mure ongi olnud selles, et mis me eesmärgiks paneme, et enamikes vestlusringides, kus sanktsioone arutatakse, kuidagi libisetakse sellest küsimusest üle, et mis me siis saada tahame. Et kas me tahame saada, et nad on demoniseeritud, tunneksid ennast halvasti ja meie tunneksime, et me ka tegime midagi. Sellisel juhul mingi mõju on, kui me ütleme, et eesmärk on see, mis on kirja pandud, ehk siis Minski ja Sevastopoli lepete täitmine ja Ukraina territoriaalne terviklikkuse taastamine, siis ilmselgelt selles osas meil ei ole edusamme. Kui küsimus on see, et kas me oleme suutnud nende edasiliikumise lääne poole teatud meetodiga seisma panna, selles osas peab nüüd selgus saabuma lähiaastatel. Kui nüüd kõige ambitsioonikam pakett võtta, et eesmärgiks oli esile kutsuda majanduslik valu ja poliitiline muutus Venemaal, siis seda ei ole toimunud ja nüüd kui küsida, et miks ainult võib-olla ühes kategoorias 5 meil on mingi tulemus, on see, et kui sa paned ambitsioonika eesmärgi, aga annad väga väikese tööriista, siis ei saagi tulemust tulla. Vaadata, kuidas neid sanktsioone on kehtestatud, põhimõtteliselt võib öelda, et on olnud täielik cherry picking nii inimeste kui firmade tasemel, me oleme peaaegu ühe kaupa, me 6 tuumasaadiku kaupa lisame sinna inimesi. Ehk neil on alati võimalik kohanduda, otsida uusi võimalusi, kannatada ära, sisemiselt mobiliseeruda. Täna on jõudnud olukord selline, et kui kõige parematel päevadel sanktsioonide ajal oli Venemaa majanduslangus umbes 7%, siis täna on see 0,5%. Tõenäoliselt 2017 alguses Vene majandus läheb plussi, kui globaalselt kriisi ei tule. Aga nüüd tulles teistpidel tagasi, Ukraina on endiselt kaardil, Ukraina on endiselt iseseisev, midagi me oleme suutnud selles osas ära teha. Aga ma ütleksin, et selleks, et kui tahta sanktsioonidega tulemus saada, siis tuleb eesmärgid ja vahendid kooskõlla viia. Ja ma siit jätkaks sellest kohast, kus Harri lõpetas, et mis võiks olla see viis, kuidas me Venemaad siis küpsetame või heidutame, kui me tahame. Euroopa Liidu instrumendiks on ikkagi majanduslik võim ja teatud tehnoloogiline absoluutne ülekaal. Ehk siis, ütleme, et see gaasitoru kinnikeeramine on tänases juhul mõjus, aga osa mängust. Aga kui me mõtleme näiteks SWIFT pangandussüsteemi, siin on ressurss või võimalusi palju, iga kord, kui keegi seda tõstatab, et miks me siis ei blokeeri neid makseid ikkagi väga oluliselt suurel hulgal Venemaa inimestel, siis tuleb vastus, et äkki saavad pahaseks, niimoodi ikka ei tohi teha, meie enda väärtused ei lähe kokku. Ja siis ma võtaksingi selle kokku, et ma ütlen, et sanktsioonid ei tööta täna sellepärast, et meil instrumendid tegelikult oleks tänu meie digitaalsele üleolekule. Aga julgust ikkagi ei ole lõpuks öelda, et nii, Vladimir, nädala lõpuks me paneme SWIFTi kinni, sul on 3 päeva aega mõelda. Ja ma ütlen, see on see koht, mida tuleks nüüd vaimselt hakata ennast ette valmistama, me peame ära kasutama oma üleolekut, mis meil on majanduslikult ja tehnoloogiliselt. Kui me ei kasuta ära, siis Venemaa leiab, et näete 8 korda suurem mängija, aga initsiatiivi ei ole, julgust ei ole, võtame sellise nagu mänguteoreetiliselt
lähme julgelt peale, äkki lööb kartma. Ja sellest on nüüd vaja üle saada, et mina soovitaksin järgmisel aastal rohkem proaktiivset strateegiat, just nimelt ka selles valguses, et reservid saavad otsa. Hea aasta on, loodame, et nafta hind ei tõuse, on võimalik saada tulemusi. Ma isegi lisaksin siia juurde, et tegelikult ütleme, sanktsioonid ju tulenesid ikkagi sellest, et Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid, ka ütleme lääs laias laastus, ei saanud enam reageerida Ukraina sündmustele, Venemaa agressioonile nii, nagu reageeriti Gruusia puhul 2008. See oli juba välistatud selles mõttes, et toona ju püüti võimalikult kiiresti taastada seda business as usually, nii-öelda teha sellist nägu, nagu mitte midagi hirmsat pole juhtunud, vaadata läbi sõrmede, nüüd enam seda teha ei saanud. Ja see on ka põhimõtteline küsimus. No, Dostojevski ju kirjutas kuritöö ja karistus, pandi toime kuritegu, tuli ka karistus. Ja see on eelkõige poliitiliselt oluline, et seda tehti. Ja teatud mõttes Venemaa jaoks oli see väga halb üllatus, nad ei oleks, sest Venemaa jaoks oli alati vaenlane NATO. NATO spetsiifiline, kuna see on sõjaline ühendus, seal on jõud ja nii. Nad ei pidanud seda Euroopa Liitu mitte milleski. Tähendab, alles siis, kui Euroopa Liit 28 liiget otsustasid koos konsensuse alusel neid sanktsioone kehtestada, ärkas Venemaa üles ja see oli väga ebameeldiv üllatus, et näete, et Euroopa Liit ka on võimeline midagi otsustama ja tegema ja nii. Nende sanktsioonide, ütleme, majanduslikku mõju nüüd reaalselt ei maksa võib-olla tõesti ülehinnata, aga ka mitte alahinnata ja võib-olla tõesti nad ise on tunnistanud, et võib-olla 2,5–3% nende SKP-st langes tänu sellele, sest kõige suurem mure on olnud neil ikkagi reformimata majandus eelkõige ja madalad nafta hinnad. See on nagu kõige suuremad murelapsed neil, kui need sanktsioonid, aga samas ütleme ligipääs rahaturgudel, ütleme, nad ei saa enam pikaajalisi madala intressiga laenu, nii nagu vanasti. Nad ei pääse enam ütleme kaheotstarbeliste, mis on kas sõjalises mõttes tehnoloogiatele ligi ja ka see tegelikult ei luba neil edasi minna ka relvastusprogrammidega nii sellises tempos, nagu nad tahaksid ja nii. Et nad ise tunnistavad, et sanktsioonid tegelikult on mõjusad teatud mõttes, teatud sektorites ja nii. Ega siis ilma asjata Putin ei ärple praegu kogu jõust, et neid sanktsioone saada tühistada. Küll töötleb ta Trumpi selles suunas nüüd, et USA leevendaks neid sanktsioone või koguni kaotaks, küll siis Euroopa Liidu liiniks, aga eks me näeme, sellepärast, et Venemaa peab ju lõpuks ise ka midagi tegema selleks, et need on ju Ukrainaga seoses, need vastuvõetud, nad on ikkagi seotud Krimmi ühelt poolt ja teiselt poolt Donbassi küsimusega ja selle Minski protsessiga, nii et mina küll ei näeks sellist olukorda, kuidas Euroopa poliitikud saaksid oma nägusid päästa ja tühistada neid sanktsioone nii, et Venemaa ei ole tegelikult mitte kui midagi teinud selleks. Jõudsime enne korraks mainida, võtame ka selle, et Euroopa Liit on tõepoolest ju gaasi läbi, siis, eks ole, energeetiliselt Venemaast paljuski sõltuv, et kas nüüd selles muutunud julgeolekuolukorras viimastel aastatel, kuidas see nüüd siis seda mõjutab? Kas me peaksime kiiremini suutma enda siis energiaallikad leida üles kuskilt tuumajaamasid ehitada või mis see variant on? Arvestades seda, kuidas gaasi hind on langenud ja nafta hind, et ütleme, et täna on ikkagi väga ideaalne hetk ümber orienteeruda. Tehnoloogiad on arenenud ehk need liivagaasid ja USA on muutunud energia eksportijaks. Hiina avab üha uusi leiukohti. Et tegelikkuses täna on väga hea ennast tõepoolest teiste pakkuda, me ei pea gaasi ja nafta pealt üle minema otseselt millegile muule, kuigi võiksime ka. Aga täna maailmaturgudel seda odava hinnaga gaasi, isegi kui ta on vedeldud kujul, on saadaval ja selle tõttu meil on võimalusi palju rohkem ümber orienteeruda ja seda kummalisem on see, et tõesti sama näide Nord Stream 2 puhul, mis praegu toimub, et kus asi, mida ehitatakse põhimõtteliselt poliitilisel eesmärgil, millel ei ole mitte mingisugust majanduslikku sisu, isegi Nord Stream 1 on veel veerand jagu võimsust kasutamata. Kui Venemaa tahaks pumbata, siis sinna sellesse esimesse torusse mahuks ka veel. Kui me vaatame siin kõrvale, mis on juhtunud Moldova ja Bulgaaria valimistel ja kujutame ette, mis see Nord Stream 2 hakkab tekitama Balkani klientides, milliseid suhteid, siis ma arvan, et siin tuleb ikkagi lõpuks vaadata sellele poolele, mida Kalev nagu siin ütles, et tehnoloogiat ei anta, aga tegelikkuses ja raha ei anta, aga tegelikkuses me
kaevates avastame, et näiteks selle sama toru jaoks härra Schröderi vedamisel on antud raha lääne poolt, on antud poliitilist toetust lääne poolt, endised lääne liidrid ja tänased abiministrid lendavad Moskva vahet eralennukitega. Et siit ma ütlen, et me peame seda energiakandjate odava hinna hetke rohkem ära kasutama ja võimalusel need torusid hakkama lihtsalt kokku keerama nii palju kui võimalik, et üldse kaoks sealt poolt tulev energia ära, sest iga paagitäis Venemaa kütus, mis me autosse paneme, tegelikult toetab nende relvatööstust. Ja täpselt nii, jah. Tõmbame sellele teemale, põnevale ja selle olulise teemale joone alla. Euroopa Liidu Venemaa suhted, mis on siis võib-olla kõige olulisem mõte, mis võiks jääda sellest vestlusest kõlama? No tegelikult kõige olulisem mõte on see, et kui me vaatame üldse, mis on maailmas toimunud aastal 2016 ka seoses Brexitiga ja nüüd siis Donald Trumpi valimisega ja mis toimub jätkuvalt Venemaal ja tema tegutsemist Süürias ja kõike seda, et me elame maailmas, mis muutub üsna kiiresti ja põhjalikult meie silme all. Ja ma ütleksin, et seda maailma kahjuks hakkab valitsema Murphy esimene seadus, ehk siis kui midagi saab untsu minna, siis ta kahjuks ka läheb. Et ma ei tahaks väga pessimistlikult niimoodi lõpetada, aga loodame, et järgmine aasta saab olema parem, et mingisugune tõehetk saabub, kust asjad hakkavad liikuma rohkem meie poolt soovitud suunas, ehk siis positiivsuse poole. Mina pakuks, et siin võiks olla, ütleme, et Euroopa Liit võiks sellest eelmist aastast õppida, nii nagu siin juba öelda, et asjad on läinud halvemaks, ega me tegelikult ei kujutanud ette, et nii palju tõepoolest meie võimekust alla või vähendavaid sündmusi korraga juhtub, aga me teistpidi peame tunnistama, et me oleme ise väga vähe teinud, et oleks paralleelselt palju olnud positiivset programmi ja ma arvan, et täna on veel see hetk, kus meil on ressurssi, kus me oleme saanud selle tagasida, et kui me midagi ei tee, et see halb julgeolekuolukord ei ole nohu, mis ise 6 päevaga mööda läheb. Ja ma ütlen, et 2017 võiks olla see aasta, kus me asume selgelt seda krooniliseks kippuvat haigust välja ravima, selle tõttu, et täna meil veel on energiat, et seda välja ravida ja tekivad konkreetsed plaanid, mis hakkavad tükk-tüki haavalt neid küsimusi lahendama ja nii nagu see ei migratsioonikriis ega suhted Venemaaga tegelikult ei käi Euroopa Liidul üle jõu. Kui me võtan selle migratsioonikriisi näite, kui me võtaksime kõik Euroopa Liidu liikmesriikide laevastikullaevad, siis põhimõtteliselt saaks kuiva jalaga Aafrikasse. Et meil ei ole puudusi ressurssidest, meil on puudus arusaamast, et meie peame nüüd midagi tegema. Ja ma loodan, et see ühtsus selles küsimuses, et me peame midagi tegema ja sellele järgnevad plaanid, kuidas me seda teeme, on järgmise aasta sisu ja näiteks Eesti eesistumine Euroopa Liidus saab olema kantud sellest, et naabruspoliitikas positiivne programm, Venemaa suhetes konkreetne programm, ettevaatav programm, mitte enam see demoniseerimine, see rong on läinud. Me teame, et hunt ei hakanud taimetoitluseks, nüüd tuleb tegeleda selle tema lihasöömisprobleemiga. Ja, Harri? Ma olen siin Villeriga nõus, et Euroopa Liit peaks ilmselt võtma eeskuju NATO-st. NATO on väga jõuliselt reageerinud Venemaa sammudele ja ilmselt oleks vaja ka nagu hakata jõuliselt tööd tegema Venemaa suunal. Ja loomulikult me ise ka, et kui me siseriiklikult saame endaga korralikult hakkama, ehitame üles korraliku riigikaitse, siis ja sinna juurde paneme tugeva rahvusvahelise koostöö, siis mina vaataks 2017 aasta poole positiivselt. Loodame, et tulevik on helge, täname vaatamast ja kaasa mõtlemast ning vaadake kindlasti ka meie teisi videoloenguid. Aitäh!